Ameerika Ühendriikide lõunaosas ringi uurides leidsime viktoriaanliku 18. sajandi lõpu linnamaja, kuid mitte sellises naabruskonnas, nagu oleksid oodanud. Täna on see piirkond tuntud kui üks linna karmimaid kohti. Kõrge kuritegevus, kinnilöödud aknad ja tüged majad. Aga alati pole see nii olnud. Kui see maja 19. sajandi lõpus ehitati, oli see üks kõige prestiižikamaid naabruskondi ja see kodu oli selgelt ehitatud jõukate inimeste poolt ja jaoks. Sellest majast sisse pääseda polnud lihtne. Konstruktsioon variseb kokku, maja tagumine osa on kadunud ja kogu koht tundub ebastabiilne. Aga kui me kord sisse astusime, saime aru, et see koht pole kaua maha jäetud olnud ja see, mida me seest leidsime, oli peaaegu uskumatu. See oli tuntud Afroameerika perekonna kodu. Haritud, edukad ja oma kogukonnas austatud inimesed. Isa oli preester, range mees nagu näha, kuid samas keegi, kes selgelt innustas oma lapsi õppima, kooli lõpetama ja edu saavutama. Ühel hetkel oli sellel perel kõik olemas, nii et mis siin juhtus? Lähme sisse ja näitame teile selle unustatud maja ning perelugu, kes kaotas kõik. Meie süda lööb kiiresti. Me oleme väga stressis, sest oleme väga kahtlases Ameerika lõunaosas asuvas naabruskonnas. Ja ka maja ise ei ole just parim ega kõige turvalisem. See laguneb koost, sa näed seda kohe juba praegu on näha. See koht on olnud maha jäetud vaid umbes 8 aastat, aga kõik laguneb siin sõna otseses mõttes koost. Aga see on täiesti hullumeelne, kuidas ja miks. Me tahtsime seda, aga tegelikult pidime seda kohta näitama, sest midagi sellist ei näe sa peaaegu kunagi. 2016, kas see on Hiina uusaasta kalender? Ma arvan küll, jah. Mis tuba see sinu taga on? See pole midagi. Panipaik. See on tegelikult tohutu maja. Siin on nii palju mööblit ja asju. Palju rämpsu ka, aga ka mõningaid Vaata seda poolt. väga huvitavaid asju. See oli pesemisala, mis oli täiesti lagunenud. Me arutasime, kas see maja on 40–60 aasta vanune. Ma arvan, et see on pigem vana Ameerika linnamaja. Minu arvates umbes 80 aastat vana. Nii et Ma ei tea. ma ei ole siiski kindel. Kui keegi oskab välisilme või arhitektuuri järgi öelda, siis andke meile kindlasti teada. Me tahaksime väga teada, kui vana see koht on. Sest kui see laguneb juba 8 aasta pärast niimoodi, siis ei saa see ju väga vana olleks. Jah, see on ka papist maja. Jah, vaata seda. Seal on maalitud ühe maja välisilme. See pole kindlasti see maja. Näeb lae välja. Maja välisilme. Igal pool raamatud, kirjandus. Need inimesed olid selles linnas üsna tähtsad. Isa oli linnapreester. Näitame teile hiljem tema rüüd. Aga need inimesed üldiselt olid haritud, nad käisid ülikoolis. Seal on asju, mis on altari pealt majast väljas. Neil oli palju medaleid, auhindu ja kõike muud. Nad olid ilmselt selle linna tipptegijad. Vaadake seda maalide kollektsiooni, mis teil siin vannitoas on. Vaata seda. See näeb välja nagu ilus Itaalia linn. Sul on õigus, seal all on isegi allkiri olemas. Kas ma võin selle üles tõsta? Seda on üsna raske näha. Siin on nii palju salme ja kõike muud alles. Jah, siin on nagu hooned ja kõik on välja pandud ja ilmselt olid kõik need maalid, pildid ja kujutised kunagi kogu maja peal laiali. Mehesallid on alles, aga sa jõuad maja väga hullumeelsesse ossa. Sest kuigi see koht laguneb täielikult, sajab sees vihma, töötab kogu elekter ikkagi. Ja mingil põhjusel, kui me siia tulime, oli kõik sees. Me ei puutunud midagi, ei vajutanud ühtegi lülitit. Mitte midagi, üldse mitte midagi. Lubame teile, meie jaoks on müsteerium, miks see maja pole veel maha põlenud. Ja see peab öösel hull välja nägema, vaata siia, vaata sa, see on täiesti hullumeelne. Kui sa vaatad siia põrandale, siis siin on see ühenduskarp, mis töötab kogu selle segaduse, rusude ja puidu vahel. Ja maja lihtsalt laguneb koost. Kui siin vihma sajab, kuidas see siis lühisesse ei lähe ja lihtsalt leekidesse ei puhke? Ühel hetkel tekib siin kindlasti suur tulekahju. Jah, võib-olla nad teevad seda turvalisuse või kindlustuse pärast.
me lihtsalt oletame siin, me ei süüdista kedagi, see on lihtsalt oletus. Aga pärast isa surma millalgi 2010-ndatel ripuvad kõik nende riided ikka veel siin nagis. Sajad ja sajad esemed on siiani siin alles. Kingad, kogu nende varustus, kõik, mida võid ette kujutada, on selles majas alles. Tahad mõnda toredat püksipaari? Kui sa vaatad kogu mööblit, mis siin on, siis näed, et neil oli raha, nad olid üsna tähtsad. Marmorist pinnad, see näeb välja nagu valge Itaalia marmor. See on ilus. Ka maja ise, vend, tuleme sisse. Ma arvan, et siit me siseneme ridaelamu põhiossa. See on kindlasti esimene osa, mis ehitati ja tagumine osa lisati ilmselt hiljem juurde. Kindlasti. Samuti on näha kõrgete lagede järgi, ilmselt umbes 3 meetrit kõrged, 3-4 meetrit, ehk 9-12 jalga meie Ameerika vaatajatele. Aga kui ringi vaadata, siis selles toas on ka tõesti ilus mööbel, vitraažlamp. Oota, ma just nägin midagi enda taga. Jah, just sellest ma räägingi. Need inimesed olid üsna jõukad, neil oli palju medaleid, nagu näha. See on vist spordiga seotud, eks? Jah, siin pole kirjas, millise alaga tegu on. Keskrajooni algkoolisport. Aga neid on palju. Kindlasti siin varem elanud laste omad. Grand Strand, Atlanti ookean. See pidi omal ajal ilus maja olema. Vaata sinna, seal üleval on ühe naise pilt, võib-olla pereema, just seal nurgas. Kõik peale nende ilusate lampide ja selle maali seal üleval. Siin on veel üks. Kas sa saad näidata? Siin on kirjas, kas mäletad seda aega? Võib-olla ta suri ära. Tõenäoliselt vanaema või keegi selline. Ja. See maja tekitab minus kõhedust. Nagu näete, elas siin varem Afroameerika perekond. Nad hindasid oma mälestusi väga, aga miks kõik praegu niimoodi on jäetud, on täielik mõistatus. Siin on pilt valgest beebist. Mis meil siin all on? Arvan, et sa ei saa seda enam lugeda. 1985. Nii, siin on kirja. Kas sa nägid, kui palju tolmu on aastate jooksul kogunenud? See on siin olnud igavesti ja igavesti ja igavesti. Siin on meil väga suur õmblusmasin, kui ma ei eksi. Ma arvasin, et see on mingisugune puur. See on puur. Kas pole? See on õmblusmasin. Ma arvasin, et see on nagu õmblusmasin. Ma mõtlesin, et see on tööstuslik õmblusmasin. Aga neil oli kindlasti mingi äri käimas, see on kindel. Siin on veel rohkem mälestusi ja nipsasjakesi. Kogu toa ümber on nad selle riiulile kuhjanud. Nad jätsid kõik siia. Meil on toas ka põrandakell. Mulle meeldib see väga. Vaata seda ilusat disaini. Vau, 1975. See karp on. Wow. Siin on kirjas 1976. Edward B. Masker, see on ilmselt selle kella valmistaja. See on laitmatu ja peal igasuguseid asju üle kogu toa. Te olete ilmselt märganud, et mul on pükstes auk. Tahtsin lihtsalt teile näidata, et ei hakkaks seda all kommentaarides kommenteerima. Nagu uurimas. See on ainus seletus, mida ma teile anda saan. Lähme kööki. Köök on täiesti rõve. See on täiesti segamini. Hoia korraks hinge kinni, sest siin on kohutav, jah. Siin laual on lahtised köögiviljakonservid. Jah, laual on mingid asjad, aga kas sa nägid põrandat? Ma ei näe isegi, sest mul pole sellist valgust nagu sul. Vaata seda. Varem oli see armas köök, aga nüüd enam mitte. Väga hubane köök. Isegi kõik nende kokaraamatud on ikka veel seal üleval. Klaasid on kapis. Hull asi, mida ma just nägin, on see. Mikrolaineahi töötab endiselt. See on nii veider. Mida me võiksime seal sees süüa teha? Vaatame järele. Wow.
see võib lihtsalt plahvatada. Pärast põhjalikumat uurimist hakkasid asjad rohkem selguma. Perekonna isa suri kuskil 2010-ndatel. Mitte kaua pärast seda suri ka nende ema ja siis algasid probleemid. Majas sai perekonnaliikmete vahelise kohtuvaidluse keskpunkt. Omandiõigus külmutati, keegi ei saanud ametlikult sisse minna, müüa ega kommunaalteenuseid katkestada. Ja kuna kinnisvara jäi pärandvara menetlusse ja see oli seotud vaidlustega, jätkusid tõenäoliselt elektri automaatsed maksed muutumatult, mis seletab, miks peaaegu 10 aastat hiljem oli majas ikka veel elekter sees. Majas, mis laguneb sõna otseses mõttes. Ja jah, selle mikrolainahju sisse lülitamine oli rumal mõte. Enne lahkumist veendusime, et elekter oleks välja lülitatud. Vend, tule siia. Kas sa oled nõusid näinud? Kõik nõud on ikka veel siin restis ja sahver on ka veel täis. Kogu nende varustus, potid ja pannid, neil oli väga suur toidu valmistamisala ja suur köök. Siin on imelik lõhn, see on väga tugev ja terav, see on Ma jätan küünkapi avamata, ma lihtsalt ei taha seda näha. Ja see osa majast laguneb täielikult, lausa pudeneb tükkideks. Ma ei saa sellest kohast aru, lihtsalt ei saa. Ja siin jõuame ühe minu lemmikosa juurde kogu majas. See on koridor, milles on endiselt väga ainulaadseid jooni ja arhitektuurseid detaile. Mulle meeldib tapeet, kõrged laed ja muidugi ka see, et siin ripub lühter, minu arvates üsna moodne klaasist detailide ja kõige muuga. Vau, mulle meeldib see koridor, vaata seda. Kui sa majja sisse tulid, oli sul ka see suur pilgupüüdja otse pea kohal siin, otse välisukse ees. Ja loomulikult on ameeriklased, kus iganes nad ka poleks, väga patriootlikud, neil peab alati lipp väljas olema ja mulle see meeldib. Minu arvates on see hea asi. Siin on meil koridor kogu oma hiilguses. Kas teeme siin väikese ringkäigu? Palun sina enne. Suur kapp siin kõrval, vaata seda. Vaata sisse, siin on isegi veel inimeste pildid sees. Siin on Barack Obama ja Michelle Obama kõrval. Ja sellel pool peavad need olema kõik lapsed või vanemad nende nooruspõlves. See näeb välja nagu 90-ndad. See näeb väga stiilne välja, vaata seda siin. Vau, noormees ilmselt lõpetas just kolledži või ülikooli. Jah, see on 98 võib-olla. See tähendab 1998. Olgu, paneme selle ettevaatlikult tagasi siia taha. Sulgeme selle ära. Vaata lihtsalt selle kapi suurust, see on tõesti ilus ese siin. Ja seal üleval. Sul on siin ka mõned pildid perekonnast, aga need on kõik kapi peale kuhjatud. Näita seda kesket detaili siin, näita treppi. Mulle meeldib, kuidas see keerleb ja pöörab ning viib üles. Ja sellel on umbes samasugune puutöö, nagu me nägime eesukse juures. Vau, me hakkame juba pere ajalugu välja selgitama, sest siin on veel rohkem pilte. Me näeme, millised inimesed selles kohas elasid. Siin näete veel ühte noore neiu pilti. Kindlasti elas siin kunagi väga suur perekond. Seal selle eseme taga on veel üks. Vaata, tal on isegi beebi ja sellel siin. Vau, mis see on? Vaata seda head meest. Washington DC. Kas see on Lincoln? See ongi Lincoln, kes istub seal istmel otse vastas. See ongi mälestusmärk. Valge maja. Valge maja, vaata seda uskumatu. Nii et nad käisid seal perepuhkusel, tegid palju pilte ja panid need kõik siia fotoalbumisse. See on uskumatu. Siin on endiselt nii palju asju ja nipsasjakesi peal, isegi see kummaline seade siin all. Ma ei tea, mis see on, mul pole aimugi.
minu arvates näeb see välja nagu mingi pump, millega kuskilt vett välja saada. Aga ma lihtsalt oletan, kui keegi teab, andke teada. Seal all on lihtsalt palju lund. Jah, siin on veel üks kapp ja siin on õlilamp. See tuba on ka päris hull. Näitan teile ka, vaadake seda. Üks asi, mida ma tahtsin kõigepealt näidata, on siin nurgas. Siin on sellised valgustülitid. Need on natuke üle värvitud, aga mulle väga meeldib, kuidas need on kujundatud. Need on nagu maja stiili sisse integreeritud. Isegi mõned pildid on siin all. Pilte on kogu selles majas igal pool. Nad käisid Disney teemapargis. Tundub, nagu pere elaks siin ikka veel. Sest kui sa astud siia tuppa, siis näiteks see kõrvalamp siin põleb. Ja tuba. Ja siin on esimene tõend, et see mees oli kunagi preester. See võib viidata ka sellele, et need inimesed olid usklikud. Aga nagu näha, siin on viimase õhtusöömaja kujutis ja see ripub seinal. Mulle meeldivad need kaminad, mis meil siin all on kaunilt valgeks tehtud. Ja siin on veel üks kapp, mis on täiesti täis igasuguseid asju, pilte, nipsasjakesi, pehmeid mänguasju ja muud sellist. Vaata seda ja seal üleval on veel paar pilti. Ja väikesed pildid on igal pool end. Vaata seda siin, veel üks lõpetamise pilt, nagu näha, ilmselt algkoolist. Nad jäädvustasid ilusaid mälestusi. Kui ma selle üles tõstan, näed, et neid asju pole väga ammu liigutatud. Nii et tõenäoliselt on need tuled ka aastaid ja aastaid põlenud, just niimoodi. Ma arvan, et kui sa lähened majale õhtul väljaspoolt, näeb see päris hirmus välja. Väga salapärane. Sa näed isegi, et see nurgas seisab ikka veel taim. Jah, aga see on põlts. Jah, ilmselgelt vaata seda. Ma tunnen end siin ikka väga stressis, aga samas on see ka seestpoolt nii hullumeelne koht. Kõik kokku, nagu kõik need pildid, kõik mälestused, aga ka need tuled selles kahtlases naabruskonnas. Vaata, siin on siis pulmapildid. Siinane. Siil on kuup, mida nad tegid ja millekski muutsid. Piibel on endiselt avatud salmil, Jumal õnnistagu sind. Tõenäoliselt viimane lõik, mida nad lugesid. Näha on, et seda pole ammu puudutatud. Pane see sinna tagasi. Aga nüüd jõuame teise väga kummalisse tuppa. Ja tundub, et see oli viimane tuba, kus inimene magas. Siin näete veel üles tehtud voodit. Seal peal on mõned peeglid. Samuti on seal üleval tuli põlemas. Ja mitte ainult see tuli, vaid ka ventilaatori tuli. Aga jah, see tuba on võrreldes ülejäänutega veidi puhtam. Vaata seda, isegi nende elektrikitarr vedeleb ikka veel siin. See vajab ju elektriteks. Jaa. Ma ei oska pille mängida, mul pole sellest ühtse aimu. Aga kas sa näed ka, et terve sein tuleb alla ja murdab lahti? Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas elekter ikka veel töötab, aga igalt poolt voolab vesi. Jah, aga keegi peab kindlasti ikka veel elektriarvet maksma. See on kindel. Aga sinu küsimus on ka väga asjakohane. Miks see välja ei lülitu? Miks maandus ei rakendu ja elekter ära ei lähe, eks? Jaa. Seda sa mõtledki, eks? Ma ei saa ka aru. Siin on isegi jõulutuled ja kõik muu. Sa arvad, et sa jäeti jõulude ajal maha? Võib-olla. Kalender näitas detsember 2016. Jaa, siis see ongi loogiline. Majas on jõulukaunistus igal pool. Jah, vaata seda, isegi vormid ja kõik muu. Põrandal on lihtsalt nii palju asju. Vabandust, kui ma komistan. Ole siin väga ettevaatlik. Veel religioosseid asju. Siin on evangeelium. Evangeelium. Loomulikult evangeelium. Vau. Ja nüüd jõuame maja vannituppa. Väga kollane vannituba ei tundu mulle eriti kena. Ei. Kõik tarbed on ikka veel siin üleval. Kui sa vaatad siia poole ringi, siis siin on üks väga huvitav ese. See on preestrikuub. Kui me hiljem leidsime preestrikoodi, sai kõik selgeks.
edasine uurimine näitas, et isa polnud lihtsalt kohalik kirikuliige, vaid ta oli selle piirkonna gospeli-koguduse juht. Lugupeetud usuline tegelane, mõjukas mees, ta oli isegi seotud kohaliku poliitikaga ja töötas valitsusringkondades. Linnaosas, mis on nüüd allakäigu teel, kuulus see maja kunagi ühele mõjukaimale häälele, kuid nüüd on siin täielik vaikus. Ja see oli preester afroameeriklaste kirikus ja ma tõesti tahan ühel neist jumalateenistustest osaleda, sest nad alati laulavad ja tantsivad. Ja mulle tundub seal olemine alati nii maagiline. Jah, see on väga erinev meie Euroopa kirikutest, aga väga lahe. Clover Bible, BSK, BKST. Wow. Vaata seda. Jah, nagu näed, siin on jälle nii palju asju maas, sellepärast me natuke komistamegi. Pead nüüd iga sammuga ettevaatlik olema, sest see võib sõna otseses mõttes iga hetk kokku variseda. See on ilmselt üks hullumeelsamaid vaateid, mis selles majas on. Näed, seal pool on veel üks magamistuba, sinine madrats ja kõik muu. Aga kõik need elektrijuhtmed, need lihtsalt ripuvad siin ja tõenäoliselt on neil kõigil ikka veel elekter sees. Jah, täpselt, ja sa näed seal pool lihtsalt taevast. Jah, sa näed sõna otseses mõttes puid väljas. Jah, ma mõtlen, kuidas see üldse töötab. Jäid sõnatud. Ma tunnen, et nad peaksid välja lülitama, aga jah. Ma soovin, et me saaksime selle välja lülitada, aga ma ei tea, kus see paneel on. Ja ma ei taha seda puudutada. Ausalt öeldes, ma arvan, et see lihtsalt hakkab mingil hetkel põlema. Jaa. See on ilmselt see, mis siin juhtuma hakkab end. Vaata seda, see on klaver, eks? Jaa. Seal on palju asju peal. Ma lihtsalt loodan, et see ei lähe katki, kui sa selle avad. Oh jumal. See töötab veel natuke. Natuke, jah. Kogu kate nagu kukub ja siin on veel palju ilusaid lampe, mõned laualambid. Ma armastan seda Briti laeva. Oh, ja enne kui me läheme, vaata seda. Pesapall. Kas see on pesapall, eks? Mul pole aimugi. Ma pole seda kunagi mänginud. Aga jah, kindlasti pesapall. See on lähe. Kas sellel on meeskonna nimi või lihtsalt mingi nimi? See on W ja sellel on Nathan. Nathan B. See on võib-olla üks viimaseid elanikke. Poeg. Ja. Jah, kõige tõenäoliselt. Vau, me leidsime nime. Me leiame nende inimeste kohta nii palju asju. Me oleme tagasi koridoris. Ainus osa, mida meil veel näidata on ülemine korrus, eks? Jah, lähme. Ja siis veel maja väljast, aga ma kardan väga seda väljast näidata. Teeme ära muretse, saame hakkama. Okei, lähme üles korrusele. Vaata seda. Keertrepp viib ülemisele korrusele. Mulle tõesti meeldivad see on selles majas väga ilus arhitektuurne detail. Ja selle ehitasid jõukad inimesed. Ma ei tea, kas nad olid selle maja esialgsed ehitajad, aga neil oli kindlasti raha. Kui soovid, võid oma kaamera läbi pista ja välja vaadata. Vaata seda, kogu maja tagumine külg on lihtsalt kadunud. See on lihtsalt kadunud. Seda me näitasimegi sulle alumiselt korruselt. Sellest on möödas vaid 8 aastat. Jah, aga see on üks neist papist majadest. Jah, see on võlts. See lihtsalt laguneb. Vau, need käsipuud trepil ja kõik muu. Päris kena. Okei, vaatame ülemist korrust, seda tuba võib-olla kõigepealt. Jah. Lähme siia sisse. See näeb välja nagu peamagamistuba, kuhu me just sisse tulime, aga tundub, et see vajub sinna alumisse magamistuppa. See on väga suur voodi. Kuumiliselt suur. Meil Euroopas pole selliseid vanne. Ma tahaksin endale sellist voodit. See oleks imeline. Sa võiksid olla teisel pool ja ikkagi on nagu terve jalutuskäik, et teisele poole jõuda, nagu väike matk. Vaata seda. Meil on ka selles toas kamiin, kõik on tehtud puidust, eks need ei ole kivist tehtud. Mida sa siit alt saad? See on köögis. Ja. Polaroid. See on hull Polaroidi pilt. Ma neidsin püha piibli. See on suur piibel. Jah, see on ilmselt preestri piibel. Mida ta teenistusel kasutas. See on ilus piibel, meie pere piibel. See on isegi nagu kullatud. Ja, paljud neist ongi.
Nad on päris lähedad, eks? mulle meeldib see asjaolu. Siin on meil omamoodi koridor, kus on palju toole, palju istumiskohti ja jälle palju asju. Asju on igal pool. Iga tuba on lihtsalt täis. Inimestele meeldisid asjad. Vaata seda. See lõhnab kopitanut ja vastikult. Niipea kui sisse tuled, tunned seda lõhna. Vaatame kiiresti, milliseid asju me selles toas näeme. Selles toas on meil jälle püha piibel. See on ka suur versioon. Ja see teine, see rannl oli... Oh ei, see on sama, ma ei tea. See on sama versioon nagu tasku oma, tead küll, see väga väike. Ja, mis see siin on, issand? Webster's New World Dictionary of the American Language. Vau, oota. Siin on isegi pildid, kujutised, vaata seda. Ava veel üks lehekülg. Jah, vau, see on lahe sõnaraamat, aga see on tohutu. Mees, vaata seda suurust, see on raamat. Ja, terve tuba on asju täis. Jah, lähme välja, sest see lõhn on lihtsalt... Võib-olla on hea mõte ühel päeval lõhnaväli välja tuua ja siis nimetame selle mahajäetud maja lõhnaks ning müüme ka näiteks hallituse lõhna. Kas sa arvad, et keegi ostaks selle? Hallituse lõhna? Nad ilmselt ostaksid, ma arvan, et nad ostaksid kindlasti kaupa. Vaadake meie kaupa, link on kirjelduses olemas. Meil on kõik olemas, meil on kruusid, meil on tassid, meil on sülearvutiümbrised, meil on mütsid, meil on T-särgid, meil on lühikesed topid, kõik, mida võid ette kujutada. Mine vaata järgi. Vaata seda, teine tuba, teine valgus. Kas sa nägid, et su pea kohal oleva katus on täiesti hävinud? See on hullumeelne, eks? Veel üks H2 Hummer. Vau, kas sa oled näinud, et ma tegin nüüd selle auto elektriversiooni? Ei, ma ei ole. Vau, see tuba, ma arvan, et see oli kunagi peamine magamistuba, kui ma ei eksi. Mingil hetkel. See laud, see kõik, näiteks need 3 akent oleksid olnud suurepärane koht magamiseks, aga tänapäeval enam mitte. Veelgi rohkem pilte, nagu näete. Vaata seda. Tüdrukute pildid, perepildid. Kõik on siin kujutatud alati ja igavesti. Ma armastan sind täna, nagu olen armastanud algusest peale. Ma armastan sind igavesti kogu südamest. See näeb isegi rohkem välja nagu mälestusmärk. Võib-olla keegi on lahkunud. Alati ja igavesti. Jah. Alati ja igavesti. See on hullumeelneks. Mida veel me saame näidata? Kas see on maja välisilme? Ei, oleks vaid. Aga nagu näha, ei ole see koht liiga kaua maha jäetud olnud. Kuna meil oli alles Chromecast Ultra, siis mingil hetkel, jah, ma ei tea, millal see välja tuli, aga selles kohas on Chromecast olemas. Midagi rohkemat siin ei ole. Ja see magamistuba seal pole ka lihtsalt huvitav. Aga sa saad aru, et see maja on lihtsalt täiesti hullumeelne. See ei sarnane millegagi, mida me Euroopas filmime, sest tuled põlevad ja koht laguneb. See ongi selle juures hullumeelne. Ja lugu ise on ka päris huvitav, see preestri teema ja kõik muu. Ja maas pole ka nii palju asju nagu siin. Ma arvan, et me jõudsime selleni. Ja, lähme. Lähme, mul on sellest kohast küllalt, lähme välja. Nii et Enrique on ka meiega, ta on sõber Ameerikast, Silent eeleksport, vaata ta tegemisi, aga nüüd lähme välja. Ole ettevaatlik, vend. Vaatame kiiresti, kas tänaval kedagi pole. Ma arvan, et tee on vaba. Oleme küll. Jah, tee peaks vaba olema. Jah, mees, mul on nii halb tunne, et jätsin tuled põlema, aga ma ei tea sellest piisavalt. Okei, me võime minna. Vaata seda kohta. Isegi banker on siin väljas. Issand, okei, vaatame seda eestpoolt. Vau, see on ilus maja, see näeb välja nagu väga ilus Itaalia stiilis maja. Mida ma räägin? Ameerika
Viktoriaanlik? Ameerika, viktoriaanlik, Ameerika. Vabandust, ma puterdan lihtsalt, sest olen selles naabruskonnas veidi stressis. Aga jah, see näeb tõesti väga viktoriaanlik välja, väga vana viis maju ehitada, aga see on ilus. Ma arvan, et see on üsna vana, aga ma tõesti tahan teada kommentaaridest teada, kui vana see koht on. Kas sa tead, kas sa tunned selle arhitektuuri ära? Ma tahaksin sellest rohkem teada saada. Aga sellega ma lõpetan selle video siin. Aitäh kõigile, et vaatasite selle nädala videot. Ma olen väga stressis. Pange kindlasti pöial püsti, tellige kanal ja kirjutage sinna midagi. Vaadake kirjelduses olevat linki meie veebisaidile. Näeme järgmisel nädalal uues ägedas episoodis. Head aega, armastan teid kõiki!